Igal ühele meist meeldiks ju sõita autoga, mis on sündinud mõne vägeva idee-autost prototüübi põhjal. Igal ühele meist meeldiks ju sõita autoga, mille disainimise disainerite tsitaate võiks leida igalt poolt internetist, et millisesse meeleoluseisundisse nad pidid ennast ikka sukelduma, et selliste disainijoonte peale tulla. Paraku pole aga enamiku meie elulugudusse kirjutatud mitte sõnagi mõnest Lamborghinist ega Porschest, et sellisest eelnimetatud aspekte kogeda, aga õnneks on mängureegleid muutmas uhi uus Citroen C5 Aircross, mis korvab sulle kogu puudujäägi, millest ma just kõnelesin. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nice Luxury blogisõidu saatele. Just nimelt uus Citroen C5 Aircross on sündinud idee-autost prototüübi põhjal, mis olevat väidetavalt vägagi identne selle seeria tootmisesse jõudnud mudeliga. Samuti leiab tema disainimise tsitaate interneti Wikipedia leheküljelt rohkem kui ühelgi Lamborghini või Porsche omalt ja ma ei tee nalja. Seega on juba C5 Aircross ootus ületanud. Tema teine põlvkond näeb välja Citroenile omaselt veider, ilust ei saaks küll selle disaini kohta öelda. Tema katus saab teist tooni endale, aga selle eest tuleb mõistagi juurde maksta. Talle saab 18–20 tolliseid valuvälgi ja igasuguseid kummalisi disainielemente leidub temas veelgi ja on olemas tal tagaistujatel ja piisavalt jala- ja pearuumi. Pagasruumi mahub talle 675 liitrit igasugu träni. Interiööris on olemas suur 13-tolline Waterfalli nimekandev multimeediasüsteem, mis on küll hästi kasutatav ja kiire, kuid sinna on ära uputatud kliimapaneel ja ka istmesoenduste rakendamine on sealt õige ebamugav. Suur 10-tolline digitaalne näidikupaneel on äge, kuid selle seadistamine on viidud multimeediasüsteemi. On temas häid materjale palju, kuid koopajastu kõvaplasti leiab temas ka endiselt. Ja lisaks on tas palju ebamugavaid detaile, millest ma ei viitsi kõneleda. Mootoriruumis on tal olemas 1,2 liitrine turbobensiin, millel on vaid 145 hobujõudu ja on sesivjooline ja kuna sellest jääb mõistagi väheks, saad sa endale 1,6 liitrise pistikhybriidi 195 hobujõulisena. Kui ka on aga sellest saab väheks, saab teda ka elektrilisena, mis puhul on tal 213 hobujõudu. 30–80% kiirlaadimine võtab umbes 40 minutit, kuid kui sa paned ta täiesti tavalisse koduvooluvõrku ja piinad teda niimoodi, siis läheb selleks pead sa seal vooluvõrgu kõrval ootama ikkagi mingi 30 tundi, et imesid näha. Tema hinnad algavad 30 000 eurost, selline on uus Citroen C5 Aircross, hoolimata sellest, et näeb ta välja üsna mõttetu, aga faktid, et ta on ikkagi sündinud päris vägeva idee-autost prototüübi põhjal ja tema disainimise tsitaatele jääb internetist rohkem kui infot tänase päeva ilma kohta. Kõnelevad need faktid enda ees, seega ma arvan, et väärib ta ostmist kindlasti. Selline oli sellekordne Nice Luxury blogisõit ja selline on uus Citroen C5 Aircross. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni.